see, mis ma nüüd seda klippi teen, see oli minu idee. Ma nägin seda Soome foorumis ja põhimõtteliselt seal mehed jõudsid sama asjani, et niitide ja flosside, traatide korras hoidmiseks võiks kummid peale panna. Ja tükk aega vindus see asi, mind ärritas muidugi muu asi, et kui ma ostsin eraldi tipetit, siis mul polnud seda kummi. Mina tahtsin kõigepealt seda teha. Lõpuks ma tegin ka ja nüüd ma võtsin siis käsile enda igasugu traatide ja flosside ja igasugu tinselite korda tegemise. Sest asjad lähevad järjest segamini. Ma kohe näitan seda, mismoodi vanasti välja nägi ja mismoodi praegu siis peale tegemist välja näeb ja mõtlesin, et teen väikse sellise klipi sellest, et loomulikult see mingisugust raskust pole, aga võib-olla siis on nagu huvitavam vaadata. Näitan kohe seda, mis oli, mis on ja kui lihtne ja kui vähe aega võtab selle tegemine. Reaalne siis olukord on selline. Mul on see mingisugune stend ja võtad siit ja need asjad on sellised. Sest ma stopperdada ei saa, mul on nad kõik ühe varda peal. Minul on selline lahendus, kellel eraldi kuskil karbis on, temal on muidugi parem. Minul on siin selline väike konku, kus ma midagi ära ei pea koristama ja nüüd on siis see esimesed 2 korda tehtud. Ja siin on näha siis, et need kummid on peal, ainult tõmba. Tema annab täpselt nii palju järgi, kui sa tahad ja sa ei pea üldse siin sobrama või ümber tõstma neid ja siin on siis näha, kuhu poole ma nagu pürgin. Ma tegin juba katsetuse ära, see mõõt on mul õige. Targemate inimestega räägin. Sinna vaatama seepi. Mis ta on siis? 70 sisuliselt. Ma ei peaks seda vaatama. Ma teen siia ühe märgi. Nii. Vahetame otsa ära. Ma selle siia. Nii. Üks kõige lihtsam olema. Niidirulle on palju, see on targem mehaniseerida ja ratsionaliseerida. Just rakist ei hakka tegema selle jaoks, aga mingi ühe korraga tükeldamine ja ühe korraga lõikamine ja nii edasi ja nii tagasi. Nii tähtis pole see kumm muidugi venib, aga päris jama pole mõtet teha, et ei sobi. Ma arvan, et selle klipi jaoks, mis ma siin lavastan, siis mul on suur osa tehtud juba tegelikult. Aga ma näitan, mismoodi ma tegin. Loodan, et sööb peale.
nii. Siin on siis see tavaline, ma ei tea, mis iganes, asja tagant varastasin. Ja mina sidusin tegelikult näpu vahel. Aga näpu vahel ei jää mitte midagi näha. Mõtlesin, et kui ma siin juba klipitan, et siis panen siia, kurat, selle. Et on näha. Tegelikult näpu vahel minust läheb palju kiiremini. Ja muud polegi. Siin oli juttu Soome foorumist. Seal keegi avastas, et termorüüsiga teha, aga ma olen igasugu matkaasjadel ka loobunud igasugu tiluliludest, õpi sõlmed ära ja väike maailma päästmisasi ka, et igaühel on need materjalid olemas. Ma arvan, et saab igaüks naise tagant virutada neid. Viimase sadas muidugi tuleb umbes eurist või 2 tuleb loobuda. Kummi, ma ei tea, mina ostsin 10 meetrit seda kummi, Raplas mingi vahva rätsep, ma ei tea, paar euri võeti mu käest ära. Ja kogu lugu. Väike mähis olla. Ma ei oska öelda, silma järgi tundub selline 4 milli, see pole nii tähtis, kui palju, aga põhimõtteliselt kinni ta peab jääma. Ja kogu lugu. Ja niidimähis ma olen ise suht palju niidimähist kasutanud. Pole vaja mingisuguseid kuradi termosi. See niidimähis on täiesti tugev, mingisugust lakki või liimi peale. Arvatavasti, kes ainult liimi peal läheb, saab võib-olla veel lihtsamalt, aga mina ei tea, mähis on ikka kindla peale asi. Ma tegin esimesed hästi lohakalt. Kõik see kumm narvendas siin, aga siis kuidagi vaatasin, et äkki on viisakam selline täismähis teha. Mingi, ma ei tea, kas Uni 8.0 on see niit, et ei ole mingi tugev niit ka, sest see kumm on ju pehme ja teed selle mähise peale ja kuhu ta siin läheb. Samasuguse asja saab muidugi, kes neid Tibeti poole kasutab, siis mitte mingeid Rio omasi, vaid lihtsalt läheb ja ostab tamiili. Sinna väga lihtne selline asi teha. See pehme plastmass, selle ma ei tea, mis kuradi vatitupsu värk ta on. Kuhu seda topitakse või mida sellega puhastatakse, ma ei tea. Naise juures nägisin, ma ei näinud, käärid sisse ja vaatasin toru, sobis mulle, oligi probleem lahendatud. Ja mina siis teen siit näpuga selle lõpetussõlme, mul pikka seda sõlmetegijat ei ole, mis siit taasast üle läheb. Ma muidu kasutan seda, aga ei ole mul on see jama, et mul näpud nii karvased, et lööb see niit siia kinni. Igasugune näppu servad otsa, aga siin nüüd ei ole see tähtis. Sõlm jooksis kokku, lõpetussõlm ja mingi porno on veel siin. Jooksis. Kogu lugu. Niit maha. Ja nüüd ma lõikan selle lihtsalt minema. Kogu lugu. Ja selle lakin lihtsalt üle. Muidugi ma tegin siin 10 kaupa, et lakki peale. Ja mingisuguse, mul siin neid vardeid on, mingisuguse selle varde otsa siia
ja kogu lugu. Selline. Vard otsa kuivama ja järgmine. Ei tea, kuidas mul see filmimise peale jääb, aga ma teen kohe nii kaua teengi järgmise. Ikka ühtlasemalt niiti panna, siis jääb nagu viisakam. Eriti võib-olla kui tipeti poolile teha, et ise osad on hea tamiil, aga kurat see kumm ei sobi või pole seda kummi, mis siin osadel on. Ja siis teed ise selle kummi peale. Väga lihtne. Siin on jama raisk. Näppude taha kinni ja näpud nii karvased, et raisk ei jookse kurat. Nii. Üks kinni. Ja kogu lugu, mis sa siin õhtul ikka teed? Kurat. Teed neid. Võib-olla hakkad saada oma asjad korda. Nii, ma vaatan, kas see ongi kuiv. Nii, siin mul näiteks ongi tööjärg pooleli. Siin on üks ovaaltintsel. Ja võta selle eest ära. Ja muud polegi. See läheb niisama ja pehmemad igasugu tintselid ja flossid, siis kasutad seda jublakat. Sellega jääd läbi, aga selline mingisugune natuke jäigem läheb niisama. Nii. Hingesse. Vedruuraisk. Hästi. Nii. Ja kogu lugu. Siit saad seda nihutada, nagu ikka see asi käib. Jätad väikse otsa ja tõmbad ja tema tuleb. Lihtne asi. Üks õhtu ette võtta. Mõnel võib-olla läheb kauem, kellel hästi palju neid flosse ja traate on, aga väike lihtne asi kogu moos.